Tervist, siin on Mõtlemaatika ning täna kavatseme lahendada läbi 2018. aasta matemaatika riigieksami. Hoidke silmas, et minu lahenduskäigud võivad erineda sellest, mida teile on õpetatud, aga vastused peaksid meil tulema samad, sest need on kontrollitud Harno lehelt. Ülesanne 1. Tuleb lahendada selline võrrand. Alustame sellega, et viime kõik vasakule poole. Ühiseks nimetajaks saab võtta x-3 ning üksikut x-i tuleb korrutada ka sellega. Teeme järgmisena sulud lahti. Lugejasse jääb x ruut -2 x -3 ning nimetajasse x -3. Nüüd tuleb meil lahendada üleval pool ruutvõrrand ning alumine pool näitab, mis ei tohi x-iks tulla. Ehk siis siin on selleks 3. Võtame ruutvõrrandi lahendi valemi ette. Ruutjuure alt tuleb välja 4. Esimene x tuleb 3, mis ei sobi, kuna x ei tohtinud olla 3. Teiseks x-ist tuleb -1 ning see ongi lõppvastus. Sellega lõppes esimene ülesanne. Ülesanne 2. Ehitusfirma soovis osta 1470 ruutmeetrit seinaplaate. Firmale esitati 2 hinnapakkumist. Pakkumisel A oli hind 7,95 ruutmeetri kohta, transpordikulud olid 400 eurot ning ostusumma oli üle 15 000 euro, siis kaubatransport oleks tasuta. Pakkumisel B oli hind 8,70 ruutmeetri kohta, transpordikulud olid tasuta ning ostusumma oli üle 10 000 euro, siis soodustus 10% lisati kogu ostule. Ehitusfirma valis soodsama pakkumise. Millise pakkumise firma valis ja kui palju raha kulus plaatide ostmiseks? Arvutame esiteks pakkumise A maksimuse. Selleks korrutame pindala selle ruutmeetri väärtusega ning saame 11 686 eurot ja 50 senti. Samuti leiame pakkumise B maksumuse ning selleks saame 12 789 eurot. Kuna A pakkumise summa jäi alla 15 000, tuleb lisada 400 eurot transpordikuluks. Vastus tuleb 12 086 eurot ja 50 senti. Kuna B pakkumise summa ületab 10 000 eurot, saame kogu summast 10% soodustust. Korrutame selle summa 0,9-ga ning saame vastuseks 11 510 eurot ja 10 senti. Siit saame järeldada, et valite ehitusfirmale pakkumine B. Sellega lõppes teine ülesanne. Ülesanne 3. Esimene punkt. Tuleb lahendada selline võrratus. Korrutame tervet rida 4-ga, et saada lahti murrust. Viies x-id vasakule ning tavalised arvud paremale saame, et x võrdub või on suurem kui -1. Seda saame kirjutada ka kui nii. Teine küsimus, kas arv A kuulub esimese alaülesandes antud võrratuse lahendite piirkonda? Põhjendage oma vastust. Alustame siin ruudust. Pi jagatud 4 on 45 kraadi ning kui võtate siinust 45 kraadi, saate ruutjuur 2 jagatud 2-ga. See on nüüd meil ruudus, kuna siinus oli ka ruudus ning vastuseks saame 0,5. Koossinus pi ehk 180 kraadi on täpselt -1. Leiame nüüd A, pannes arvud tehtesse ning saame vastuseks -0,5. Kuna see arv on võrratuse hulga vahel, kuulub see sinna. Sellega lõppes kolmas ülesanne. Ülesanne 4. Bermuda kolmnurga tipud on Miami, San Juan ja Hamilton. Miami ja Hamiltoni vahemaa on 1676 kilomeetrit ning kolmnurga sisenurgad nende tippude juures on vastavalt 54,7 kraadi ja 59,4 kraadi. Arvutage Bermuda kolmnurga pindala täpsusega 1000 ruutkilomeetrit. Kuna meil on 2 nurka teada, saame leida kolmanda ning selleks tuleb 65,9 kraadi. Kuna meil on nüüd sellele nurgale vastav külje pikkus, saab kasutada siinusteoreemi. Paneme otsitavaks külje B ning eraldame B. Selle vastuseks tuleb ligikaudu 1580 kilomeetrit. Samuti kasutame sama valemit, aga ainult nüüd A külje leidmiseks. Eraldades külje A saame vastuseks 1499 kilomeetrit ligikaudu. Kuna meil on kõik küljed olemas, saame kasutada Heroni valemit. Leiame selles valemis B, liites kokku kõik küljed ning jagades 2-ga ja vastuseks saame 2377,5. Pannes kõik need arvud nüüd valemisse, saame vastuseks ligikaudu 1 081 000 ruutkilomeetrit. Sellega lõppes neljas ülesanne. Ülesanne 5. On antud funktsioon fx ning esimene punkt tahab, et leiaksime selle funktsiooni kahanemisvahemiku ja maksimumpunkti koordinaadid. Leiame selleks funktsiooni tuletise.
Järgmisena peame panema selle funktsiooni võrduma nulliga. On näha, et tervet rida saab jagada 3-ga, et lihtsustada seda. Siin saab kasutada nii viiete teoreemi kui ka ruutvõrrandi lahendi valemit. Ruutjuure alt saab välja võtta 3. Esimene x tuleb 2 ja teine x tuleb -1. Pannes need väärtused x joonele, alustame joone tõmbamisega ülevalt, sest x-kuub algfunktsioonis on positiivne. Kuna otsime kahanemisvahemikku, peame vaatama joone all olevat ala. Ehk siis selle väärtuseks tulebki -1-2. Et leida maksimumpunkti koordinaadid, arvutame f-1. Selle -1 võtsime kahanemisvahemikku x-ist. Vastuseks saame 3,5. Seega maksimumpunkt on -1 ja 3,5. Teine punkt. Koostage funktsiooni fx graafikule kohal x0 võrdub 1 tõmmatud puutuja võrrand. Leiame puutuja tõusu, pannes ühe tuletise funktsiooni. Vastuseks saame -6. Leiame algfunktsioonist f1, et saada puutuja punkti. Selle vastuseks tuleb -6,5. Nüüd saame koostada puutuja võrrandi. Jättes y vasakule poole, saame, et see võrdub -6x -0,5-ga. Sellega lõppes 5. ülesanne. Ülesanne 6. Tehas valmistas esimese 4 aastaga 9700 toodet. On teada, et tootmine kasvas igal aastal 1 ja sama arvu toodete võrra ning 3. ja 4. aastaga valmistati kokku 1400 toodet rohkem kui 2 esimese aastaga. Esimene küsimus. Mitu toodet valmistati 3. aastal? Me teame, et 4 aasta kogusumma ehk S4 oli 9700. Ütleme, et esimene aasta on A. Siis teine aasta oleks A plus D, kolmas aasta A plus 2D ning 4. aasta A plus 3D. See on puhas aritmeetilise jada ülesanne. Teada on, et 3. ja 4. aastal toodeti kokku 1400 toodet rohkem kui esimesel ja teisel aastal. Seega saame sellise seose. Arvutame sulud lahti. Näeme, et A-d saab maha tõmmata ning viime D-d vasakule poole. Jagades terve rea 4-ga saame, et D-väärtus on 350. Nüüd, kui teame, et iga aasta tootmine kasvas 350 toote võrra, saame leida toodete arv 3. aastal. Selleks võtame 3. aasta valemi nii-öelda ning pannes 350 sinna, saame vastuseks A plus 700. Järgmiseks teada on, et 4 aastaga toodeti kokku 9700 toodet. Seega saame teha sellise tehte. Arvutame sulud lahti ning saame D asendada 350-ga. Saame A väärtuseks 1900. Võttes nüüd A 3 valemi, saame 3. aasta toodete hulgaks 2600. Teine küsimus. Tootmine kasvas samas tempos. Mitu aastat kulus 16 650 toote valmistamiseks? Selleks saame kasutada 2 sellist valemit ning pannes AN valemi SN valemisse. Pannes arvud valemisse, mis meil on juba leitud, on ainukeseks otsitavaks N. Jagame terve rea 2-ga ning korrutame sulud lahti. On näha, et on tekkinud ruutvõrrand meile. Selleks kasutame ruutvõrrandi lahendamisvalemit. Ruutjuure alt tuleb välja 7600 49,5. Esimene N tuleb 6 ning teine N tuleb -16, mis ei sobi, sest see ei saa negatiivne arv olla. Seega sellise hulga toodete valmistamiseks kulus ligikaudu 6 aastat. Sellega saime tehtud 6. ülesande. Ülesanne 7. On antud punkt A ning vektorid AB ja CA. Esimene punkt. Märkige koordinaatteljestikku punkt A, joonestage vektorid AB ja CA ning leidke punktide B ja C koordinaadid. Vektor AB tähendab, et liikudes punktist A punkti B muutuvad X ja Y koordinaadid vastavalt -2 ja +4 võrra. Jooniselt saab maha lugeda, et B koordinaatideks tuleb 3 ja 5. Samuti saame sama asja teha CA vektoriga ning C koordinaatideks tuleb 1 ja 0. Teine punkt. Arvutage lõigu BC pikkus. Lõigu BC pikkuse arvutamiseks kasutame 2 punkti vahelist kauguse valemit. Pannes B ja C väärtused valemisse, saame vastuseks ruutjuur 29. Kindlasti te ei tohiks siit ruutjuurt ära võtta, sest vastus peab täpne olema. 3. punkt. Koostage sirge BC võrrand. Sirge võrrandi koostamiseks vajame punkti ja tõusu. Võtame punktid B ja C. Tõus ehk K arvutatakse sellise valemiga. Pannes väärtused valemisse, saame vastuseks 2,5. Pannes nüüd arvud valemisse ja viies kõik paremale peale Y-ki, saame, et see võrdub 2,5x -2,5.
4. punkt. Joonistage koordinaatteelestiku sirge, mis läbib punkti A ja on paralleelne X-teljega ning lõikab sirget BC punktis L. Arvutage punkti L koordinaadid. Sirge, mis on paralleelne X-teljega, tähendab, et selle Y-koordinaat on konstantne. Kuna sirge peab läbima punkti A, on selle sirge võrrand Y võrdub 1-ga. Leiame nüüd lõikepunkti L sirgete Y võrdub 1 ja Y võrdub 2,5 X miinus 2,5 vahel. Paneme need võrduma üksteisega. Saame vasakule poole 2,5 X ning paremale poole 3,5. Jagame terve rea 2,5-ga ning saame, et X võrdub 1,4. Seega punkt L koordinaadid on 1,4 ja 1. Sellega lõppes viimane ehk 7. ülesanne. Kui teile meeldis see video ja oli abi, siis kindlasti likeige ning kui teid huvitavad sellised videod, siis kindlasti vaadake üle mu kanal, mul on iga aasta jaoks tehtud üks kitsa ja üks laia riigieksami lahendusvideo. Kuniks järgmise videoni, näeme siis!